Aga me oleme sisenenud ETV majja ja kuna mina olen suhteliselt algaja kommentaator ja mind on valitud selle ürituse kommenteerima seda jalgpalli, siis ma otsustasin, et tulen ETV majast, küsin ikkagi profide käest üle, kes iga päev selle asjaga tegelevad. Ja minuga koos siin TV majas on siis Tarmo Tiisler, kes on väga tuntud Eesti kommentaator. Tere, tere! Kust algas sinu teekond kommenteerimise juurde? Minu tee kommenteerimise juurde algas 32 aastat tagasi toonases Eesti raadios. Ma olin alguses 18 aastat raadiospordi ajakirjanik ja sealhulgas spordikommentaator ja siis tulin 2010 jalka MM-iga tulin televisiooni. Nii et kokku nii palju. Okei. Ja mis sul siis nõuanne oleks algala kommentaatorile, mis tema nagu esimene tipp peaks olema nagu see must be, mida kommentaator peaks nagu tegema? Esiteks, kommentaator peab olema aus. Kommentaator ei tohi püüda olla kellegi teise moodi. Et kindlasti on oma temmikud, kelle puhul sa ju vaatad, et ta teeb seda ja teeb toda ja ma tahan teha ka täpselt samamoodi. Et see tee ei vii kuhugi, sa pead leidma selle võtme, kuidas sina teed mingeid asju, kuidas sa karjud värava puhul või oled vait, kuidas sa lahendad mingisuguseid dramaatilisi hetki, aga igaüks teeb seda oma moodi, nii nagu ka iga pealtvaataja vaatab oma moodi, nii et aus ja ole sina ise, sest kindlasti on inimesi, kellele sa ei meeldi. Aga kui tuleb mingisugune apsaka moment, et mis moodi sellest välja tulla ja kas sul on olnud mingid selliseid apsakaid, mida nagu võiksid praegu kohe öelda peast? Ma olen ajanud meeskondi sassi päris karjääri alguses, särkide järgi olin närvis ka ja ajasin MM-il sassi Hispaania ja Šveitsi eeldades, et Hispaania on punases, aga punases oli hoopis Šveits ja Hispaanial oli see teine vorm. See oli umbes minu teine või kolmas MM-i kommenteerimine. Ma ei olnud, soojendusel olid dressid peal, ma mõtlesin, et on nii nagu on ja siis mingil hetkel õudusega märkasin, et on hoopis teistmoodi. Et see on vist kõige suurem aps, mis ma teen. Toona peitsin ära. Kui sa teed mingi apsu, siis üldiselt, kui sa vabandad inimeste ees, on ju see normaalne, sest kõik me eksime, kõik inimesed, kõik televaatajad eksivad. Mistõttu eksib ka kommentaator aeg-ajalt ja see antakse andeks. Kui on tiimimäng oletama, mina olen jalgpalli nagu kommenteerima, et kas sa teed mingit research või uurid selle tiimi kohta ja kuidas sa need nimed välja oskad hääldada nii perfektselt? Ma alati imetlen, et kommentaatorite see nimede hääldus on nagu suurepärane, et kuidas see asi nagu toimib ja kas sa teed nagu, teil on hästi palju infot kogu aeg mängijate kohta, et kas te teete mingit erilist järelvaatamist inimeste kohta või teil on keegi, kes teeb teie ees selle töö ära? Tunnen tõelist professionaali, väga pikad küsimused on. Et jah, me teeme eeltööd, kõik algab igapäevasest jalgpalli vaatamisest. Mida rohkem sa vaatad, see kuskil ladestub sinusse. Mingid mängijad, mingid nüansid, nad võivad sul minna hetkel meelest, aga mingil hetkel tulevad siit kuskilt kuklast välja. Muidugi, kui meil on tiimid, mina teen endale mingisuguse iga nime taha 3 mingit märgusõna, mingid varasemad klubid, selle hooaja saavutused ja niimoodi panen nad paberi peale kirja. Kindlasti ei tuleks lugeda ette kogu ettevalmistust. Et see on ka, mida alguses tehakse veana rohkem, lõpupoole vähem, aga lõpupoole ka tehakse. Nii et seda ei tule karta, et sa oled nii palju ettevalmistanud, nii palju fakte välja otsinud ja ma ei räägi neid kõike ära, et järelikult on halb töö. Ei ole halb töö. Kus selle aja suudad võtta, et jalgpalli ja kõike lisaks suusatamised või mis iganes sul parasjagu elus moment tuleb ette, et kus sa selle aja võtad, et seda kõike jälgida? No niimoodi võtangi õhtused ajad, jalgpall on ju reeglina õhtuti ja kuna minu abikaasa on tantsuõpetaja, siis ta ka, meie peres on kogu aeg olnud nii, et õhtul tehakse tööd. Ei ole niisugust, et istume siis kell 6 jõuame koju, hakkab õhtut veetma. Et nagu seda meie peres pole kunagi olnud. Meie peres on normaalne, et isa vaatab õhtul ja nädalavahetusel jalgpalli. Meil on siis mingid muud ajad. Aga see aeg tuleb võtta, kui sa teed seda ametit. Et puhtalt nii ei saa, et ma enne mängu ainult vaatan. Sa ennist rääkisid, et sa suht puusalt tulid kommentaatoriks. Ja alguses tulin suht puusalt ja toona see vist käiski niimoodi. Ja mulle tundub, et tänapäeval ka
see võib paljuski käia niimoodi, et sul tekib see huvi ja sa hakkad kuskil siis nagu otsast nikerdama. Et praegu on neid kohti oluliselt rohkem. Kui mina alustasin, oli ju üks raadio ja üks televisioon ja kummalgi üks kanal, kuhu siis tuli kogu sport ära mahutada. Alguses käisin korvpallimängudel, tegin nii-öelda mängu lõpu kommentaare Reporter Magnetafi peale, läksin raadiomajja ja siis see nagu mängiti nagu me ütleme selle kohta fake live'ina, mängiti eetrisse ära. Hakkasingi 2-3 minutist pihta. Ma arvan, ka algaja reporter võiks trenni mõttes, mida võiks teha, hakata 2-3 minutist pihta, püüda kõigepealt saada nagu mingisugune haldamine, ütleme 3-4 minutile, siis vaadata see üle ja siis võtta juba suuremad ampsud ette. No ma nüüd ise saan ka vaikselt aru, ma ei ole kunagi isegi intervjueerija rollis olnud ja seda on jube keeruline läbi viia, aga kuna me kõik oleme ju live ülekandjad, need, kes mängivad jalgpalli, kaasa arvatud ma ise, ju meil mingi see telegeen on sees, et me kõik tahame seda teha. Kindlasti oleme me kõik üle keskmise edevad. Tahame olla teiste ees ja tahame, et teised meid vaataksid ja kuulaksid. See lihtsalt on niimoodi. Me panime teiste ette midagi tegema. Järelikult me tahame, et seda ka vaadatakse. Paljudele inimestele ei meeldi oma hääl. Kui sa vaatad enda ülekandeid järgi teinekord, et kas sulle meeldib nagu enda häält kuulata? Ma ei oska seda hinnata sellisel kaalal nagu meeldib ei meeldi, sest enda häält sa ei saa neutraalselt kuulata. Et sa saad kuulata puhtalt, kas sa tegid nagu fakti vigu, kas sa pidasid õige koha peal pausi, kas see dünaamika oli hea, aga ma ei oska hinnata enda häält, kas mul on hea või halb. Kui me nüüd spordi juurde tagasi lähme nagu kommenteerimise juurde, meil on alati enda lemmik spordis. Kuidas sa leiad selle erapooletuse? Sa pead ju kommentaatorina olema suhteliselt erapooletu. No just nimelt. Mis sa endale sisendad? Rõhk sõnal suhteliselt, et ega me keegi ei ole ju lõpuni neutraalsed. Me püüame seda olla, me ei saa lõputult karjuda, et ma olen Liverpooli mees ja ma toetan siin Barcelonat või ma toetan Inglismaad. Me peame seda kuidagi paika panema, paratamatult see komab läbi ja ma isegi ei oska öelda, kas see on halb, et see natukene komab läbi. Öeldakse seda väga tihti ei öelda, aga ikka öeldakse aeg-ajalt. Kusjuures öeldakse sageli hoopis teise meeskonna kasuks, mitte see, kelle poolt mina nagu südames olen. Et öeldakse hoopis teise meeskonna kasuks, et miks sa seda toetasid. Et siis võib tekkida see moment, et sa hakkad kuidagi teadlikult enda meeskonnast vähem rääkima või ei julge nagu nendega kaasa rõõmustada ja tood välja rohkem seda teist poolt. Ja siis tekibki inimestel tunne, et nagu sa oled selle teise meeskonna fänn hoopis. Mina kommenteerin sellist üritust nagu driftid ja Drift Mastersi võistlust nagu peale, aga alati mul tekivad oma lemmikud. Alati tekivad. Alati hoian eestlast. Ma ei kujuta ette, et sa vaatad sporti ja sul ei teki omi lemmikuid. Sport on selline asi, et sa lähed kindlasti kellegi konksu otsa. See on normaalne. Mis teha, kui tuleb köhahoog? Ma võin öelda, mida mina teen. 2 võimalust, kas ma puldil vajutan enda mikrofoni välja ja köhin. Või teine võimalus, mina võtan tuima, siin näiteks klapid, mõnen pähe. Täpselt nendega me teemegi, eks ole. Kui mul tuleb köha, ma tunnen, et tuleb köha, ma teen reeglina kellegagi koos ja üks võimalus on siit, et ma vajutan endal mikrofoni välja nupust ja siis sisse tagasi ja köhin kuidagi niimoodi. Teine võimalus, mina teen tuima, võtan klapid peast ära ja köhin kõrvale. Täiesti tuima, sest väljaku heli on niikuinii olemas ja kui ma köhin kõrvale ja teine inimene, ta ju saab aru, et mul on probleem, ta saab aru, et ta sellel hetkel peab vedama. Et seda ei tasu üldse karta, et pigem teegi nagu kindla peale, mitte niimoodi poolikult. Et eetris üldse niisugune ebakindlus paistab jube hästi silma. Sa võid samas, kui on pikk köha ja sa teed kaaslasega koos, võta klapid ära, mine toast välja, mine köhi. Kumb nagu raskem on, kas kaaslasega või üksi kommenteerimine? Mulle meeldib kaaslasega koos, mulle meeldib nagu kahekesi koos teha, siis tekib mingi teistsugune vibe tekib. Omavahel arutelu. Eriti jääks, kui üks oleks vastastiimi poolt. Vaata. Tead, mul ei ole nagu sellist asja olnud, siis nagu kaklemiseks ka ja see pole nagu võib-olla ka huvitav. Aga sellist peenet ärapanemist. Mulle see meeldib eetrisele, nokkimine, heatahtlik nokkimine. Vahel inimesed ikka küsivad, et kas teil on ikka kõik hästi omavahel. Meil on reeglina kõik väga hästi, meil pigem itsitame kõige selle peale. Mis sõnu või lauseid peaks vältima kommenteerides? Parasiitsõnu.
mina ei kasutaks inglisekeelseid termineid, ma püüaks leida eestikeelseid vasteid, ma ei tea, kas see on igal alal võimalik. Aga ma püüaks, kui nende eestikeelsete vastetega on keeruline, ma püüaks neid ise leida ja püüaks neid ka eetris seletada, et siin on nagu selline nagu sõna või termin millegi tähistamiseks inglise keeles, aga et hakkaks kasutama näiteks niimoodi hoopis. Okei, juba ma ise eksin siin. Me kõik eksime, ega mina eksin. Kuidas õigesti värava korral karjuda? Ei ole. Tarmo Tiisler? Ei ole õiget asja, see, millest ma alustasin, et sa pead olema aus, sa pead näitama seda reaktsiooni, mis sinul sellel hetkel seest tuleb. Mõni värav tekitab suurema reaktsiooni, mõne värav tekitab sellise, et ei ole vaja karjuda. Kui meile lüüakse mängu viimasel hetkel, siis ei tekita mingit reaktsiooni, siis võid ka vait olla. See peab tulema puhtalt sinu aus reaktsioon, kui lüüakse värav. Ei ole niimoodi, et värava puhul peab karjuma, ei pea. Meil just ekraanidelt tuleb Eesti lööb Inglismaa vastu värava. Kuidas reageerid? No siis ma arvan, olen peadpidi laes ja siis ma karjun küll ja ikka täitsa lähen hulluks kätte. Ühesõnaga, täname Tarmo Tiislerit trikkide ja nippide eest, mis ta mulle sellele teele kaasa andis, et sul oleks rohkem fänne, nagu mina, kes fännab vaata kommentaatori tööd, et sellised inimesi tekiks rohkem, kellel oleks huvi selle töö vastu. Jaa, ma väga ootaks, et tuleks inimesi juurde, sest see teeb lihtsalt meie selle tsunfti veel värvi kirevamaks. Mina tänan sind. Mina tänan.